Jou, Krae, ma räägin sinuga. Kuule, mis teed? Kes sa oled? Issand, saate aru, ma tulen mingi kööki ja siis mingi Pihv on lihtsalt kõrval ja tahab süüa, onju. No näete, niimoodi see elu käib, onju. Okei. Minuga on siis täna Reelika. Tere! Et kusjuures teate, mis on kõige naljakam või? Ma olen Reelikaga ainult online'is suhelnud. Jaa, kusjuures me ei ole vaja suhtunud. Me ei ole reaalses elus näinud. Reelika oli siis mul kunagi ühel nii-öelda shoot'il oli modelliks tahtis olla, aga... Ja siis läks kellegi teisega, see oli mingi suvine shoot ja siis kahjuks ei saanudki, aga ma olen Reelikat kogu aeg jälginud, et megalt tegeleb asjadega ja teeb nii palju asju, et räägi, kes sa oled siis? Lühidalt kokku võttes. No sinuga vist ei saa lühidalt võtta. Ma ei mitte, igal asjal on oma background story, aga tegelikult praegu tegelen põhiliselt sotsiaalmeedia turundusega. Nii-öelda loon siis ettevõtetele sisu ja teen disaini. Aga üldiselt ütleks enda kohta hunt kriimsilm või siis kokk-kondiiter keevitaja. Jah, aga oled kokaks õppinud, aga ei tegele sellega. Jaa, et see sai väga selline praktiline valik tehtud, et pärast 9. klassi ma mõtlesin, et mis ma teen. Polnud selliseid mõtteid, väljavaateid ja reaalselt, et saada mingisugune eriala ja oskus, siis mõtlesin, et lähen kokaks. Õde läks ka ja oligi lihtne otsus tehtud. Me isegi vist sattusime mingi hetk samasse klassi, kuna ta võttis vahepeal puhkuse nii-öelda koolist 9 aastaks. Okei. Ja siis ilusti lõpetasin ära, kõik väga tore, aga vot nii kui Tallinnasse tulin, no mitte ühtegi korda pole köögis olnud ega kokana töötanud. Läks teisiti. Ja ma pean teile igaks juhuks nagu ütlema, et nii-öelda kaadri tagant ma tulin üks päev trennis koju ja ma käin siis Revalis trennis ja siis kõnnin Vanalinna Rimist mööda ja siis seal on see apoteeka või mis iganes apteek see on. Ja siis seal on Xümelini reklaam ja ma olen seda kogu aeg vaadanud ja ma mõtlesin, see on välismaa reklaam. Ja siis ma vaatan, et vaata, see on nagu punaste juustega Reelika ju. Vaata nagu... Ja ma olin 6,5 aastat punapea. Ja, aga ütleme ausalt, mulle nagu, ma ei ole siin kunagi punapeana näinud, nii et minu jaoks oli nagu... Lõpuks, kui ma sain sellest alles see aasta vist aru ja siis ma olin nagu... Ma olen seda nii palju näinud ja ma ei teadnud, kes see on. Tegelikult see on isegi vist 4-5 aastat vana. Ja siiamaani ma saan neid küsimusi ja screenshot'e ja asju, et kuule, nii sinu moodi, aga kas oled sinast, kes mind ei ole punapeana näinud, nad ei saa aru lihtsalt. Ja. Okei, aga hakkame siis süüa ka tegema. Paneme siia rikotat. Me teeme siis täna rikota njokisid ja mina kasutan siis sellist rikotat. Ja seda ei pea tegelikult ka nii-öelda kurnama, et ta on ise juba suhteliselt kuiv ja mina teda ei kurna ja läheb ta mul otse nii-öelda kaussi. No. Juba lendab kõik laiali. Määri ennast ära. Nii, ja siis mina kasutan kõva juustu ja paneme nulli ka. Ei, sul on 1900 siin. Kaal on ise nii raske juba. Või see kaus. Nii, palju juustu paneme? Ma olen väga juustu armastaja. Nii et ma ei tea. Kohe kõik, okei, sobi. Okei. Väheks jäi natukene veel. Väheks jäi natukene veel. Paneme veel. Et me teeme ikkagi siis juustuga, on ju, et juustus peab ikka juustu ka olema, sellepärast, et juustu, rikota njokides peab juustu ka olema. Nii, aga siis me paneme siia juustu. Nii, väga hea. Ja nüüd sega kõik laiali. Sa võid ta kaalu pealt ära tõsta, siis on natuke mugavam. Räägi sina mulle üldse, kuidas sa toitude suhtes selle valiku teed? Lihtsalt, mis pähe tuleb, teeks ära. Jah, ja mis mulle meeldib. Ja siis ma hakkan katsetama ja siis ma vaatan, et kuidas mulle meeldib ja mis mulle meeldib ja kuidas midagi läheb ja väga hea. Kas on midagi olnud, et läheb pikki? Ei õnnestu kuidagi. No asju, mis nagu nii hästi välja ei tuleks, on ikka. Et isegi nende retseptidega, mida aega tead, aga siis järgmine kord teed, siis läheb jälle kõik jumala hästi ja jumala chill.
nii on väga hea. Okay. Nii, selge. Nii, ja siis paneme siia muna. Palun. Ei, 2. Ja sina lased mööda kausiserva. Kahjuks küll, kas on nii... Kokk. Okei, tegelikult ei, seal ei ole midagi valesti, aga tegelikult kui sa paned mööda kausiserva, tulevad teravavad servad nii-öelda sellele munale. Mööda lamedat pinda tuleb nii-öelda pehmem ja siis sul on teda mugavam nii-öelda ka sinna panna. Muud ei ole mitte midagi. No ei ole hullu. Näed, esimene asja juba, mis mul meeles ei ole. No ei ole hullu, kõigil see ka läbi, eks ju? Nii, see ka läbi. Ma lasen sul kõik teha, mis ma teen. Aga tead, ma tean, mis ma teen. Võtan ühe veini ja siis saame natuke juua. No nii, pidu käib. Seda ma olengi oodanud. Sellepärast see siia tulidki, on ju. No jaa, võlusõna oli vein. Vein. You had me at wine. Nii, aga nüüd ma võtan sult selle ära. Pane jahu sisse ja hakka kätega möllama. Oi, ma ei olegi tegelikult taigemist väga ammu teinud. Aga hästi ettevaatlikult. Nüüd on oluline see, et sa segata nii läbi, et ta oleks kõik kokku segatud, aga sa ei sõtku teda. Kui sa hakkad teda sõtkuma, siis hakkab gluteen nisust välja tulema ja ta läheb hästi kõvaks. Et sinu eesmärk on lihtsalt kogu see jahu nüüd segada kogu selle massi sisse. Ma panen sulle vahepeal siia ka soola. Hellalt, hästi õrnalt. Nii. Mu ema tegelikult oli pagarkondiiter. Nii. Ja siis sa mõtlesid, et võiks ka. Võt see pagarkondiiter, see nagu suund mind nii väga ei kõnetanud, aga lihtsalt ta tegeles sellega või töötas, ma ei tea, 30 aastat. Sa valget pipart oled kasutanud või? Ikka olen. Praegu igapäeva toidu tegemises väga ei kasuta. Aga miks sa valget pipart kasutad? Aitab. Ära hakka mind röstima nende küsimustega. Okei, ma ei rösti. Ma panen siia kõrvale lihtsalt, et mis on valge pipra ja musta pipra vahe, et siis sa saad ka pärast lugeda. Ma saan jälle uuesti... Meelde tuletada endale. Nii, aitab. Juba läheb paljuks. Nii, vahepeal väike lonks. Taigmase käega. Taigmase käega muidugi. Nii, cheers! Ja see on see sama vein, mis me paneme siis ka kastmesse. Nüüd me paneme natuke jahu siia tööpinna alla ja siis me saame hakata neid vormima. Vormimise puhul on jällegi see, et võta endale üks siuke mõnus peotäis. Ütleme niimoodi, et võta sellest kuskil siuke 1/3. Natuke veel. Sest me teeme nagunii kõik selle ära. Ja mina panen alguses käe vahel natukene rullin teda õrnalt, ära pallita, vaid rulli lihtsalt edasi-tagasi. Just. Nüüd pane ta siia lõikelaua või selle laua peale ja tee ta jahuga kokku ja hakka vaikselt nii-öelda näppudega teda eemale nii-öelda tõmbama. Et sa mitte ei suru peale, vaid sa vaikselt rullid ja nii-öelda näppudega tõmbad teda laiali. Abi see lõhnab nii hästi. Tasa, mul läheb kõht tühjaks. Oota, rahulikult. Ära vajuta ta ei tohi. Tõmba. Ja lihtsalt lase kätel teda ennast ise rullida. Ma armastan juustu lihtsalt. Ja juustu nagu ma olen Itaalias käinud mitu korda ja ma ütlen ausalt, et mulle isegi Itaalias need kartulinjokid väga ei meeldinud. Aga juustu omad. Võt need on need, mida ma võiksin väga hea meelega iga päev süüa. Aga räägi, või kuidas sa kommenteerid nagu seda päris Itaalia toitu? Mina käisin, ma olin natuke pettunud. Ma olin ka, aga ma olin esimene kord pettunud. Ma käisin teine kord ka ja teine kord ma lihtsalt tegin natuke rohkem researchi, et kuhu ma lähen. Ja siis ma sain nagu väga hea toidu osaliseks nagu. Aga esimene kord ma olin ka pettunud, mõtlesin, et okei, Eestis on ka parem Itaalia toit. Ja. Aga mina jõudsin sellele järeldusele, et võib-olla on asi sinust natuke jahu veel. Sa võin lihtsalt siit võtta. Et meie tegelikult oleme maitse enda järgi mugavdanud. Et tegelikult see päris maitse, mida nemad pakuvad, ongi see. Ja meil on omal siin
Itaalia, ma ei tea, Eesti fusion tehtud. No carbonara näiteks tegelikult Euroopa köögi jaoks on vahu või nagu koore ja munasegu. Tegelikult Itaalias on ainult munakollane ja pastakeeduvesi. Vist on jah. Et see on tegelikult, kui see on hästi tehtud, see on väga hea. Aga mis sellised hüpped, ma tahtsin igal ajal siin gelato. No jäätis, Nad on meistrid selles. Nii, ma võtan noa, ma teen noa jahuga kokku, et ta päris külge kinni ei hakkaks. Ja kuidas minu käed käivad on niimoodi, et ma kergelt löön ja samal ajal ma tõmban teda ülesse. Ja siis ta lööb nagu siit juba laiali ja siis ta läheb edasi. Nähata, tõusab padjakese. See on minu kord, oli mulle. Ja nüüd on sinu kord. Oi. Ma olen nii hellade kätte. Siin sa võid natuke vägivaldsem olla, et ongi sa lööd alla ja siis sa tõmbad kiirelt üles, et ta lendab vaata kohe minema siit. Mis ta alustan ka seal? Appi, et nüüd piinlik ei oleks. Oli küll. No, nii, natuke väiksemad. Nii, ja, väga hea. Ilus, ja, mitte nii väiksed nüüd. See on natuke liiga, see on nagu nuudel juba. Täitsa rõõm. Nagu käsi oleks elektrišokk. Ma pesen vahepeal käed ära ja ma võtan meile küpsetuspaberi. Me paneme nad siis küpsetuspaberile nii kauaks, kuni me asjadega edasi liigume. Ja nüüd tuleks nagu kuskile ruumi ka tekitada. Nii, ma annan selle kausi sinu poole. Selle ma lükkan siia. Money. No nii, väga hea. Nüüd raputa natuke jahu siia alla, et nad pärast paberi külge kinni ei jääks. Nii kaua. Okay. Hoolega, armastusega. Ja kuna nad natuke lähevad lapikumaks, siis mina teen, ma võtan nad alati niipidi ja ma panen nad ükshaaval siia peale lihtsalt ja ma surun nad otstest kokku, et nad läheksid uuesti nii-öelda täiesti nagu peaaegu kandiliseks tagasi. Nii hormised. Meenutavad sellised väiksed juustukerasid. Aga seda ongi, natuke on jahuga. See väga dieettoit ei ole, aga maitse plee, kui sa pärast saad. Ootan. Ja uuesti, võta endale uuesti. Meil on ju veel. Ma kuulsin, et sul pidi kõht tühi olema. No natukene on. Nii, võta natuke endale veel. Nagu. Nii. Hakkab vaikselt kõvaks minema. Ma mõtlesin taigen, jumal. Ja me kõik mõtlesime taignast. Sa võid mulle nuga ka anda. Ma ei saa vist mitte midagi. Ma mõtlesin kööginuga. Noh, kus sa oled nüüd? Mina pean kõik ära koristama. Tule nüüd siia lõpuks. No lase mind siis köögi. No lase, sa oled köögis. Ne pani ajama prikraanikausi juurde. Okei, suur osa on tehtud. Terviseks. Ja cheers. Ka-tšing! Nii. Aga on ju. Väga hea. Klassikaline Pinot Grigio.
aga mis ma alati veini kohta ütlen, et inimesed tihtipeale mõtlevad, et see läheb toidu sisse, see ei pea nii hea olema. Ei. Et alati on see, et ikkagi see, mida sa jood, seda paned ikka toidu sisse ka ja vastupidi, et see, mida sa paned toidu sisse, seda sa tahaks ette ise ka juua, sest muidu nagu see toimi. Nii, aga ricotta gnocchid on siis valmis. Las nad seisavad natuke, on ju. Ja liigume edasi, siis ma võtan lõikelaua meile. Saame hakkima hakata. Oi, mu lemmiktegevus. Sulle meeldib hakkida või? Ei, see oli nali. Nagu sa oled katsimpi. Oota. Ja, oota. Tõmbame selle siia. Siin on vaata siuke hustle, vaata. See on nagu Tetrist mängid, noh. Nii, las olla. Nii, ma annan sulle ka ühe lõikelaua. Nii, sa saad väiksema. Sa oled väiksem. Nii, ma annan sulle noa, mina pesin. Ma annan sulle selle tagasi nüüd. See on väga oluline info. Jah, see on see kõige olulisem info. Nii, aga siis hakkame hakkima. Seeni. Või sibulat, kumba sa tahad? Näita mulle, kuidas sa sibulat hakid. No sibulat ma mäletan küll, mööda soonitaks ikkagi selline ruuduline. Aga lihtsalt, kuna mul endal on see... Kas sina lõikad seened pooleks ja siis tükeldad või sa lõikad tervet seened? Aga sul on võimalus mind kusjuures üllatada. Ma ei tund selle peale mainida. Et ma tegelikult ja... Ma ei öelnud sulle jah, mis kaste on. Jaa. Siis sa ei öelnud ka, et sa seeni ei sööd. Kuna lapsena ma ei söönud kohe üldse, aga tegelikult šampinjonidega vähemalt on see, et nad ei ole nii ulme tugeva maitsega. Ja kui hästi teha neid toidu sees, siis nad on ikkagi, võivad väga head olla, et ma ikkagi söön. Aga kusjuures ma ütlen päris ausalt, et kui sa teed seeni, siis seentel on oluline see, et sa praed neid korralikult. Sellepärast, et kui näiteks valge šampinjon läheb pruuniks, siis tal tuleb kõige paremini need seene maitsed ja ensüümid välja, et ta annab seda maitset. Kui sa lihtsalt paned selle, kui sa maitsed näiteks šampinjoni nagu niisama, siis polegi nagu maitset. Siuke. Sa ikka paned mind uusi asju tegema. Ma pole kunagi niimoodi... Siuke eneseületus käib praegu. Ma pole kunagi niimoodi toorest seent maitsnud. Oota, aga kas teil koolis räägiti ka, kuidas seeni tuleks puhastada või? Ma arvan küll, aga ma ei mäleta. Kas sa seda tead, et seeni ei tohi pesta või? Ei. Ei tea või? Seen on käsnias ja siis kui sa paned ta vette, siis ta tõmbab kogu selle vee endale sisse. Aga nii-öelda loputad ikka ju? Ei, üldse? Eriti kui sa metsast ta korjad, siis ei ole midagi. Ma ei olnud sel päeval koolis. Aga ei, seenega on lihtsalt see, et kui sa seent võtad ka vaata, siis ainuke asi, mis siin peal on muld. Ja mulla tegelikult selle silikonpintsliga või ükskõik mis pintsliga lihtsalt pühid pealt ära. Ja sa kuumtöötled ju teda nagunii. Et kui sa toored, ma ei tea, kas keegi sööb väga toores seent nagu. Et sa paned ju ta ikkagi marinaadi või teed temaga mis iganes on ju. Et siis on ikkagi see, et rahulikult natukene praed ja tuleb maitse välja ja saad mõnusa seene endale. Kui pisikeseks sa seda tahad? Mis täitsa väikeseks, jah? Jaa, siuke on päris hea. Isegi või? Ja siis ütleb, oi, ma ei mäleta üldse mitte midagi. Ma ei tea, kuidas tuleb hakkida. Aga ma mäletan need kulinaariaõpikud ja kõik jutud, et kastmed erinevad, kuumtöötlusviisid ja nii edasi, et see oli ikka... Et mis aste praadimisel ja nii edasi. Ja kõik, aga lihtsalt ma ei ole seda... Tegelikult sa kodus ei praktiseeri. Kodus sa niimoodi ei tee, jah. Ma ei kujuta ette, kas võib-olla peakokad, kes on sellised tippkokad, kas nad ka kodus kõike teevad õpiku järgi? Kusjuures mina mõtlen, et kas öeldakse, nagu kas päriselt köögis, ma ei tea, kui teist keegi köögis töötab, öelge mulle ka näiteks, kas räägite köögis, et okei, sibul tuleb praadida 3. astmeni või nagu... No vaevalt. Tegelikult, sest restoranis ja kliendile tehes on see, et värv ja kõik peab jääma õige. No ausalt, minule maitseb, kui seal siuke väike kõrbend on juures ikka. No siis kohe 5-ni välja, Okei, me räägime nüüd mingit siukest spetsiifilist juttu ja siis nagu
jah, et tegelikult ma tean, et seal on väga spetsiifilisi asju, aga ma ei tea nagu, kas otseselt on oluline, et sa räägid, et astmed. Sa võid ju öelda lihtsalt, et jah, kergelt pruunikas. Või nagu... Ei tea, selles mõttes, kui selle eksami pead tegema ja nii, siis ta on jah oluline. Aga kodus sa ikka oma mehele ei ütle, et kuule, või et mees ütleb sulle, naine, tee ikka see sibule seal 3. aastal. See oleks ikka... No see on väga spetsiifiline asi ja, et aga jah, tulebki nagu südamega tuleb süüa teha ja ma mõtlen tegelikult nagu, mul on nagu, ma tean nagu selles mõttes selliseid asju, aga ma ei ole ju õppinud sellist asja ja ma mõtlen, et nagu kas õppimine, nagu kas sa tunned, et õppimine andis midagi juurde sulle või? No ikka, selles mõttes, et see vanus, kui ma õppisin, noor pensionär räägib, et ma lõpetasin kooli ju ka juba, kui ma olin 19, siis äkki või 20. Et ikka, kui õpid kokaks, siis seal on nii palju selliseid asju, mis nagu on sellised tehnilised, et see niisama kodutoite tehes, sa ei tule selle peale. Erinevad taignad, kõik jutud, kuidas, nii, mida. Nii, võtta siis küüslaugu rümba jaotus. Okei, seda ma ei ole teinud. Vot siuke kontide eemaldamine ja selline asi, seda ma ei ole üldse teinud. Ma ei ole ka, aga ma ütlen, et sa pead teadma näiteks, kuidas on reisel ja kuidas on seal. Rümba jaotustükid ongi see, et see on kaela ja kõik need osad. Et tuubi pähest. Minu need tüki osad piirduvad sellega, et need, mida ma kasutan, neid ma oskan poest või sealt turult küsida. Et ma tean, et kui ma tahan midagi, siis nagu, et mis tükki ma tahan, aga nagu otseselt niimoodi. Jaa, võib küüslaugu võtta. Vaatates, kuidas sina hakkid ja siis kuidas mul see sibul siin no sa jõudsid ühe sibula ära hakkida, kui ma jõudsin siin 400 grammi seeni ära hakkida. Väga hea. Sa andsid mulle raske ülesandega. Ma hakkan kohe pillima, kui ma neid laugulisi hakin. Okei, ma teen 2 küüslaugu ka siis. Ja mul on taaskord väga hea meel, sest kuna sa ei küsinud, siis et me sibulat ikkagi kuumtöötleme. Sest mul on selline huvitav asi, mida ma ei ole väga kuulnud, et on, aga see on täitsa olemas. Ma saan süüa laugulisi, aga kui nad on kuumtöödeldud. Et kui nad on värsked, siis mul on selline kerge allergia nende vastu. Nagu või nagu... Ma ei lähe kärna ega midagi, see ei ole selline nagu klassikaline allergia või selline tugev, aga mingi hetk mõned aastad tagasi tekkis ja ma sain sellest aru niimoodi, et alati kui kuskil, et sõid midagi ja järgmine päev skannab toidupohmell. Tead nagu alkoholpohmell, aga toidust, siis mis kuradi jama see on. Ja siis hakkasin analüüsima, et mida ma söön ja oligi nagu 3 päeva järjest, selline sibula maitse suus, ma pesen neid hambaid, palju sa tahad, ikka selline imelik sibula tunne. Ja siis ma sain ka... Sibula tunne? Sibula maitse. Sa paned siukseid kilde, sibula tunne oli. Eks ma ei saa seda kildu teha. Ma olen ise ka poole kohaga sibul. Oodata, nüüd ma läks küll pisarad hakkasid jooksma, oota. Ma panen sulle kogu selle küüslaugu, et siis sa oled nagu sina hakkinud seda, vaata. Oota, ma pean silmad ära kuivatama. Et ma hakkasingi uurima reaalselt, sest midagi oli valesti, kõik paha oli olla. Ja siis hakkasin vältima nii-öelda toorest sibulat, vahestad ju lõhega. Sibulat. Hoiab niimoodi seda naeru kinni. No, ma lihtsalt, praegu üks asi, mis mul jäi nagu silma, on nagu see tööpind siin. Jaa, Kokk. Ma mainisin, vaata nüüd on selles mõttes, mehed, ärge vaadata seda videot. Muidu mõni veel mõtleb, et oi, seda naist me enda kööki ei lase. Ja ma arvan, asi ei ole nii hull tegelikult, et... No nii hull ei ole. Peaasi, et see sibulan ennast ei tunne. Ei tunne. Nii, aga liigume siis vaikselt edasi. Ma panen poti kuuma. Nii, ja siis ma panen siia oliiviõli ja
pane siis pool kogust võid. Kui meil on siin või sees, õli on sees, me laseme nii kaua siis sulada, kuni kõik ära sulab. Ja seente puhul on siis see, et seened hakkavad alguses nagunii vedelikku välja ajama. Nii et seeni tuleb natuke kauem praadida, sellepärast me ei pane ka sibulat kohe, et me paneme sibula küüslaugu siis, kui kõik on juba ära praadinud. Aga sina võid juba siia potti panna vee. Pane siuke üle poole poti. Nüüd hakkab õli vaikselt siukseks pruunikaks minema. Siis me viskame seened sisse. Nii. Õrnad lihtsalt otseselt ei viska või? Okei. Seal ei ole tegelikult vahet. Ei, ma lihtsalt vaatan, kuidas sa nagu võtad kätte, nagu ma olen harjunud kõike nagu noa abiga tegema. Tavaliselt küll, aga no vaata, mis hunnik see oli. Jah, Lihtsam ei krabada. Ja ma tegin jälle kogu töö ära, noh. Näpistada on vaja. Vee paneme keema. Vee natukene on vara veel. Natukene on vara veel. Aga sega. Võtan siis ohjad. Sega. Ma tulen siia poole. Natuke mugavam mul. Sa oled siuke paraja pikkusega, ma olen natuke liiga pikk selle jaoks. Vähemalt milleski on mu pikkus nagu hea. Et köögis olla kubu all. Auts! No ma tänan. Oh my god, ma pole ammu köögis nii palju nalja saanud nagu. Tahad mu püsikülaliseks tulla või? Jah. Vaata, et sul hea vein külmas on. Jah, praegu on soojas. Ära kogu aeg sega nüüd. Okei, läksin rahu. Nii, miks me kogu aeg segada ei tohi? Liiga palju vett tuleb välja. No seened, me räägime ju endiselt seentest. Me räägime seentest, aga kui sa kogu aeg segad neid, siis nad ei saa ju piisavalt kuumust. Me praeme praegu ju kõrgel kuumusel, et need saada nagu pruuniks, et saada maitse välja. Aga kui sa segad kogu aeg neid, siis sa hautad neid. Ehk siis nad ei saa kogu aeg nagu seda tugevat kuumust nagu potiga. Nii et natuke seisab, segad, natuke seisab, uuesti segad. Äkki me peaksime selle osa ikkagi välja võtma, et ma käisin Coca-Colis. No see oli ammu. Nali. See oli ammu. Siis ma panen vahepeal vee ka keema. Ja kui pigem traditsioonilisem on siis rikottasid siukses soolvees keeta, siis ma teen 2 ühes. Ma ei viitsi puljongit eraldi keeta ega soojendada, ma ei viitsi soolveed seal teha, ja siis ma panen puljongi vette, ma keedan rikotta njokisid, mis ma kogu aeg rikotta njokid ütlen, me teame juba, mis nad on, et ma keedan neid selle puljongi sees ja pärast ma kasutan natuke ka seda puljongi vett, et nii-öelda, millel on natuke seda gluteeni ja seda jahu juba sees, et paksendada ka seda kastet. Ma kasutan nagu kõike. No ma mõtlen ise mingi asju välja, ma tegelikult Itaalias ma ei näinud, et keegi oleks seda teinud, aga noh. Aga see ongi tegelikult väga hea koka nii-öelda omapära või omadus. Sina juba suudad mõelda sellele, mida teised ei mõtle. No mu aju töötab jah natuke teistmoodi selles osas, et lainese käes. Täiesti teistsugune. Ma näed, seened on ilusti pruunid. Nii, nüüd sa võid panna siis sibulat ja küüslaugu korraga. Küüslauk mulle väga maitseb ka. Ma tegelikult mõlemad. Küüslauk maitseb, sibul maitseb, aga hakkida ei taha. No jaa, ma ju hakkan pillima. Kes ei sööb toores sibulat? Aga kus juures söövad, osad söövad nagu õuna. Jaa, täiesti. Mina kasutan köögivilja puljongit tegelikult fondina. Et sina ju kindlasti tead, mis on fond. See on kontsentreeritud. Et selles mõttes see on puljong, mis on kontsentreeritud ja ei ole see, noh, siia ei ole neid lisaaineid pandud, et oleks kuiv pulber nii-öelda, ega siis puljongi kuubik, vaid ta on selles mõttes natuke naturaalsem ikkagi, kui on see puljongi kuubik. Et kõige parem muidugi ise tehtud, aga meie kasutame siis fondi. Ma kodus ise seda teha 3-4-5 tundi kokku. No, või siuke 12. Oli ka nii palju. Ei no, oleneb, mida kauem sa keedad, seda paremaks ta läheb. Et selles mõttes see on väga siuke, ma teen korraks selle ukse. Sahtli, teeme ukse lahti, külalised tulevad. Nii. Väga hea. Seened me praeme nüüd nii kaua, või seeni me praeme veel nii kaua, kuni sibul on kergelt klaasjas. Nüüd on juba kergelt klaasjas. Siis pane siia
balsamico äädikas, balsami äädikas. Ja nüüd sega ta uuesti läbi kohe. Nüüd on juba hea, väga hea lõpp minu jaoks. Puljong on ka väga hea. Sibul makes the magic. Nii. Sibul, oota, lase nüüd tal olla. Sul on nagu see, et... Ma tunnen ennast nii-öelda, et ma tegelen vajalikuga. Vajalikuga. No nii. Ma räägin nagu iga 3 sekundi tagant. Las ta nüüd seisab. Näed, võta vahepeal veini. Tõmbab pinge natuke maha. Muidugi. Äkki siis sa jätad selle lusika ka rahule? Ma just lugesin kusjuures, et viisakas on alati veini juua pokaalist samast kohast. Naisena tuulepulk on ju. Ja tuleb tunnistada, et ma ei ole sellele varem mõelnud. Aga nüüd kohe võiks ma panen siin samma. Oleneb, kus kohas sul see on. Kui sa üks kord oled siin pool lauda, teine pool oled teisel pool lauda ja siis on nagu andke veini, siis muidugi on raske niimoodi seda võtta. On ju, Liisi? Podiseb korralik. On nii, on ju. Kord ühelt poolt lauda, kord teiselt poolt lauda. Nii, vesi on siis keema tõusnud. Me saame njokid sisse panna. Sina, mis saad teha? Segada võid ka. Ma annan sulle toidukoore. Sa võid toidukoore sisse panna. Ja ma annan terve koguse ära või? Nii. Ja, sa võid terve selle ära panna. Nii, ja mina panen siis njokid siia sisse. See peab küll mõnus kreemine. Nii, ja kuidas sa aru saad, et njokid on valmis? Tõusevad pinnale. Vot, seda teavad kõik vist My Kitchen Rulesist. Ei, nad on... No jah. Tead ikka sealt nagu klimp, pelmeenid, mis iganes, kõik need tulevad pinnale. Kusjuures ma ei ole klimpe kunagi teinud. Klimbisuppi, issand. Siuke, tavaliselt ma panen nagu kogu selle, võtan paberi ja siis ma valan paberiga otse sisse. Siis ma pean kaugel heemalduma. Ei, siis ta läheb jumala just ja siis ta ei liigu üldse, aga kuna me teeme täna nagu suurema koguse, mina teen tavaliselt 2 inimesele, me teeme täna 4 inimesele, siis nagu ma pean korrigeerima, et siit korraga kõik sisse ei lähe, sest muidu see temperatuur läheb nii alla. Liiga kiiresti. Ja, et suudaksime temperatuuri ka hoida. Seda vist juurde panema. No. Nii, ja siis... Natuke juba kokkamisest viga saanud. See või? Jah. Ei, see oli mul Kiisu kodus. Aga oligi! Ja mitte Kiisu, vaid kass. Ta on ikka Goats. Ta on Charlie. Okei. Näe, väga hea. Hakkavad juba pinnale tulema. Nii, ma võtan... Sa oled nii oma jutu ja kõige sellega selle toidu mulle peas juba nii maitsvaks teinud, et oi. Sa ei jõua oodatagi, ma arvan. Nii. Ja siis, kui need hakkavad siin vaikselt pinnale tõusma, siis... Nii kiiresti. No, ma räägin ja nad lähevad ju kastme sisse ka veel. Aga mis ma ütlen, on see näiteks, et ricottasid tegelikult tehakse 2 moodi. Et on see, kas keedetakse ja siis praetakse või pannakse otse siis nii-öelda ühe sees teise sisse. Et mina olen praadinud ka, aga siis nad tulevad siukse krõbedama pinnaga. Nii, sa võid vahepeal tulla siia juurde viskama uuesti. Aga kuidas sulle maitseb rohkem, kas krõbedam või... Mulle meeldib, kui nad natuke pehmemad natuke on. Sellepärast, et kui nad pehmemad on, siis neil on see, et neil on seda... Nad tõmbavad natuke ka seda kastet endale paremini sisse ja kogu seda kastme seda nii-öelda maitset. Makes sense. Nii, see on nagu... Sa tunned juba seda seenekastme lõhna, mis sulle üldse ei meeldi. No, sibul tegi paremaks. Sibul tegi paremaks. Sibul jääb kõik asjad. Sellepärast, et sa oled sibul või? Oi, mees. Oi, jumal küll. See on päevakild lihtsalt, kui mitte elukiln. Nii, väga hea. Siis sega vahepeal kastel. See on ikka korralikult podisend siin. Ja nüüd võtta teisest sahtlist endale pulp ja tõsta natukene seda puljongit ka sinna sisse. Siit.
nii läheb. Juba läheb, võta kulp. See ei ole kulp. Natuke liiga väike ja... See oli lusika. Ma ei tea. Ei, ära neid praegu võta. Võta ainult, jah. Kas terve kulbitäit? Jah. Ei, rohkem ikka. Pane mingi siuke 2-3 kulbitäit. Väikese inimese jaoks võib see suur lusikas ka kulbi jäästa. Kui väike inimene sa siis olema pead? No nii, läheb. Nii, sega ära. Mis see kõrvale sa võtaks siia? Okei. Näiteks Kiievi kotletti. Siis pane see või siia sisse. Pau. No tuleb rammus. Ja siis juustu ka veel. No nalja teed, ega me siin dieedile ei tulnud. Praegu on koroona aeg, siis mida muud sul teha on? Trennis käia ei saa. Panen kõik ära. No ma ei tea, vaata, mis su sisetunne ütleb, ma ei tea. Sorry. No, sisetunne ütles, et tuleb kõik ära panna. Mis me siis peale paneme? Ära muretsi, mul on veel. Juustu on alati. Okei, väga super. Nii. Sa võid siin. Isegi meeldis seda, et sa teeme kulpa. Valitad sa. Otsad põdisad. Nii, ma annan selle natuke sinu poole. Ja selle võid ära. Nii. Sega uuesti läbi ja siis pane njokid sisse. Nii, ja siis peterselli, ma võtan just need lehed ja peterselli puhul, mis vahe on käharpetersellil ja lehtpetersellil? Seda sa ikka mäletad? Seda ma ei mäleta. Okei. Käharpetersell on siis dekoratiivne, lehtpetersell on nii-öelda söögi tegemiseks. Et ma lasen ta niimoodi karmilt läbi korraks ja või nagu see ei kõla eesti keeles nagu hästi, kui sa ütled inglise keeles rough cut, siis on nagu kõik jumala hästi, aga kui sa ütled eesti keeles nagu karmilt hakin, siis nagu see ei ole nagu... Selline badass hakin karmilt peterselli. No see ei kõla üldse nagu samamoodi. Väga mitte vist, jah. Nii, väga hea. Ja siis paneme selle peterselli ka siia sisse. Ja nüüd sa saad jälle segada. Jälle segada. Siit ma olen oma selle lemmikasja nüüd külge saanud. Nii. Ja siis ma annan sulle vahepeal kaane ka. Keera tuli välja. Siia juurde ja siit maha või? Nii pidi. Just. Ja nüüd on maas. Lase lahti. Nii. Ja nüüd, korista köök ära. Tõsiselt või? No, mina olen kogu töö ära teinud. Kus on tiimitöö? Näe, palun. Nüüd ma võin. Terviseks. Ja nüüd tõstame süüa. Ta on hea selle serveerimise sulle. Ilmselt saad ilusam teha. No natukene peab kõrvust tõstma. Nii, ma usaldan sinule selle puhastamisülesande lõpuks. Servad ilusti puhtaks. Nii. Presentation number 2. Number 2. Nagu sibulad ütlevad. Da, конечно. Nii, oih. Ja siis, mida me peale paneme? Juustu. Sa täitsa meeldid mulle. Juust. Tead, jah, kiirem tee naise südamesse on juust. Nii, oih. Küll. Aga, noh, lilleke ka peale ja. Okei, hakkame sööma. Ma ei jõua oodata enam. No nii. Ka tšing siis. Oota.
oota, ma lähen sinna siia. Mul võtab pildi juba silme eest ära. Terviseks. Ma tänan, et sa tulid. Aga ma tahan nüüd maitsta. Ruttu maitsta. Oi. See on tõesti minu suus tunne. Ja lihtsalt sulab suus. Nii pehme. Jaa. Nagu ma mõtlen ausalt okei ja loogiline. Rikota, natuke jahu, aga ta on ikka selline lausa nagu sametine. Ta on nagu mega hea, sest ma räägin kartuliinjokki mulle nii väga ei maitse. Nagu rikota on minu jaoks nagu armastus lihtsalt. Nagu, mis sa ma ei suuda. Ma räägin koka käed. Süda jääb kinni. Kuum. Nii hea. Ma ei tea. Harjam. No sa pole kokana töötanud. Ma olen jah, selle siis hellakeseks ära läinud. Kusjuures viimane meil praktika oli restoranis Mekk. Tead selleks? See on vana linnas, kus on see Kosmopiste koju. Mekk ongi see modernne Eesti köök. Okei, ma ei tea seda. Okei. Nüüd tead. No vot, aga me lobiseme siin edasi, me sööme ja issand, ma ei suuda. See on nagu mega hea. See on nagu... Ja ma söön isegi, vau, ma söön seeni. Nagu, jaa, ma unustasin vahepeal ära. Ma nägin, kui palju sa sõid, siis ma olin nagu, no mitte nagu palju, aga ma mõtlesin nagu, okei, et sa, nagu, et sa ei pidanud ju seeni sööma ja nüüd sa ometi sööd nagu. Šampinjonid tõesti, kui on väga hästi tehtud, siis tuleb anda nii-öelda võimalusi. Just. Aga okei. Me täname, et vaatasite ja saime natuke Reelikaga rohkem tuttavaks ja võib-olla olete ka seda Sümelini reklaami näinud, siis nüüd teate, kes selle taga on. No muidu, sa teed mega palju asju. Ma püüan. Et me paneme siia alla Reelika konto ka, et jälgige teda ka kindlasti, on ju. Aga okeiks, davai, tšau! Aitäh teile, tšau!